Ja kui te ei teadnud, siis meie koolis saab õppida ka mittestatsionaarses vormis. Kuulete te intervjuud mittestatsionaarses õppes õppiva õpilasega Kalle. Tere, Kalle! Tere! Mis ainet sina meil õpetad? Mina ei ole see andja pool, ma olen see saaja pool rohkem, et ma õpin siin. Ma olen mittestatsionaarses õppes 10. klassis, 10. D. Miks sa otsustasid õpinguid jätkata? No, tundsin vajadust võib-olla edasi õppima minna, kuhugi ülikooli ja olla eeskujuks oma lastele ja... Aga miks see otsus nüüd tuli? See mõte oli mul ammu tegelikult juba. Lihtsalt nüüd tekkis ka võimalus, et ma saan tulla nii seoses oma töökorralduse kui elukorraldusega. Sain hakata nüüd käima. Ja miks sa valisid just meie kooli? Kuna see on kodu lähedal, kuna ma lootsin, et siin ei ole nii palju mittestatsis õppijaid, et see õppe oleks nagu rohkem individuaalsem. Sest et see vahe algkooli ja või siis põhikooli ja keskkooli vahe on ikkagi 25 aastat. Et siis õpetajad peavad mind natuke ikka käe kõrval vedama. Mis sulle siin eriti meeldib? Et siis sööki ei maini. Kui söök välja jätta, siis hästi sõbralik kool on, et nii õpetajad on hästi abivalmis ja sõbralikud ja tunnevad huvi, kuidas läheb ja meeldiv õhkkond on. Kas on midagi ka keerulist? No eks mul põhikoolist on neid vajakajäämisi, sest et siis olid muud asjad tähtsamad kui õppimine. Ja eks sealt nagu suured lüngad, kuigi raskused on ületamiseks. Kuidas sul aja planeerimisega on? Kuidas sa nagu mahutad selle töö ja kooli ühte? Ja laste kasvatamise. Ja laste kasvatamise just. Jah, et tuleb planeerida. Naine aitab planeerida ja et tuleb sättida, nii et jõuaks nagu kõiki asju teha. Kuidas sa julgustaksid neid, kes kõhklevad, kas tulla mittestatsi või ei? Kuidas ma julgustaksin? Siin ei olegi midagi julgustada, et see kõik peab su oma peas toimuma, et kas sa tahad või ei taha, et kui sa ei ole piisavalt julge, järelikult sa ei taha. Ega nagu minul ei ole ka kerge siin noorte seas käia oma habemes lõuaga. Aga ma leian, et see on vajalik ja kindlasti, kui on mingi mõte, kui on mingigi tahtmine, siis kindlasti tulla. Pärast nagu tagantjärgi nagu mõelda, oleks võinud ja miks ma ei läinud, et sellest ei ole mitte kellegile kasu. Ei endale kõige vähem. Tasub tulla.